Nüüd aga tänase teema juurde, milleks on siis, et kas tarbija on valmis mööda rohetreppi käima. Tänasel arutelul uurime, kas ja kuidas üldse tarbijat nügida jätkusuutlikumate valikuid tegema läbi 3 positiivse loo. On teada fakt, et muutused algavad sealt, kus lõpeb meie mugavuspiir. Ja samas on teada ka see, et selleks, et me teeksime jätkusuutlikumaid valikuid, peavad need olema meile mugavamad, lihtsamad ja paremad kui need, millega me juba harjunud oleme. Niisiis meie 3 tänast esinejad kõik tegelevad igapäevaselt sellega, et paremad lahendused kuidagi meie mugavustsooni hiiliksid või vähemalt sellele lähedale. Ja siinkohal teen kiire tutvustuse, kuid esmalt korraldusliku poole pealt see oluline info, et peale igat esitlust on aega 1-2 küsimuseks. Need võite jooksvalt esitada läbi siin Zoomi chati ja siis hiljem võime teha küsimuste vooru, kus kindlasti julgustan kõiki ka oma video sisse lülitama ja oma häälega küsimust esitama. Ja nii, kõigepealt teeb meil siis jutujärje lahti Katrin, kes on Rimi Eesti Foodist ja uurime, kui jätkusuutlik on sinu toidupood. Palun Katrin, sõna sulle. Tere minu poolt ka ja tänan kutsumast. Väga huvitav teema ja ma proovin siis lahata enda poolt nii palju kui võimalik. Ma võib-olla taustaks ütlen kõigepealt seda, et ma olen Rimis töötanud 13 aastat tiksub. Ehk siis ja kõik need aastad ma olen ühte või teisel moel üritanud neid jätkusuutlikkuse teemasid ellu viia ja mul on selleks tänu väga heale tööandjale antud väga palju vaba võimalusi ja vabad käed. Ja väga erinevaid kogemusi on, et ma loodan, et siit ka mingeid positiivseid näiteid tuleb, kuigi ma olen täheldanud, et ma olen muutunud üha küünilisemaks nendel teemadel. Aga no proovin anda endast parima ja nüüd ma ootaks, et kui keegi ütleks, et kas kõik kenasti on ekraanil näha. Kas Mari-Liis saad sa öelda? Ja väga hästi on. Liiguta veel korraks võib-olla slaidi, vaatame, et kõik liigub ka väga hästi. Nii. Ja ma kohe ja võib-olla alustuseks ongi, ma panen täna ajaga käima, mul on kalduvus palju rääkida. Et ühesõnaga, kõigepealt ma olen täheldanud, et üsna sageli, kui mind rääkima kutsutakse, ma käin sageli tudengitele rääkimas, siis ma esitan tegelikult selle küsimuse kohe nii-öelda selle esituse alguses, et kas te olete iialgi mõelnud selle peale, et kui jätkusuutlik see toidupood on, kus te igapäevaselt käite ja võib-olla siis nagu nii-öelda loengu lõpus küsin, et kas te aimasite, et see kõik võib olla see, mida teie toidupood teeb, kus te käite. Aga siin meil nii palju aega ei ole, aga lihtsalt soovitan selle mõttega aeg-ajalt pead murda ja mitte ainult toidupoe, vaid võib-olla ükskõik millise muu teenuse või toote tarbija te olete. Aga hästi lühidalt ja kokkuvõtlikult, et ma panin siia sellise lingi ka, et Rimi annab iga aasta välja vastutustundliku ettevõtluse raportit, et kui kellelgi on huvi täpsemalt vaadata, et mis need teemad on, siis seal kindlasti saab kõige parema ülevaate. Ja seal on ka eelmiste aastate raportid nähtavad. Küll aga selleks, et rääkida ringmajanduse teemadel, siis siit ma tooksin välja need konkreetsed 2 teemat, mis keskkonna alla oleme me prioritiseerinud sellel aastal ja need kohad, kus me näeme sellist ringmajandavate lahenduste võimalust või kuidas me saame siin omamoodi panustada. Ja väga selgelt need on kõik need meie eesmärgid, mis me oleme endile siis ise kehtestanud, et täna ju keegi riik veel seda ei sunni. Küll aga kohe varsti Euroopa direktiiv hakkab selleks kõiki ettevõtjaid kohustama, et nad seaksid endale selliseid ambitsioonikaid eesmärke. Ja võib-olla siis lühidalt ma saangi siinkohal rääkida natukene sellest toidukao vähendamisest, mis siis on hästi selline Rimi teema ja ma loodan, et te kõik olete sellest kuulnud, et Rimi on, nagu ma ise armastan öelda, ma võiks öelda nõnda, et Rimi on toidu annetamise maailmameister, sest tõesti me teeme seda väga hästi ja siin kohal mul ei ole absoluutselt piinlik kuidagi uhkustada.
Me oleme endale selle eesmärgi seadnud ja selle puhul võib-olla on niisugune väike alamärkus siin, et kuna mul on hästi pikk kogemus Rimis, siis ma täpselt mäletan, mismoodi kõik see algas, see teekond Toidupanga loomisest saadik ja kuhu me täna oleme jõudnud ja kui konarlik ja künklik see on olnud, ja millisel hetkel see muutus meieni jõudis, siis ma võin öelda oma kogemuse põhjalt, et see muutus tekkis sellel hetkel, kui Rimi otsustas endale seada eesmärgi. Enne seda see oli põhimõtteliselt minu ja võib-olla veel mõne üksiku aktivisti eesmärk ettevõttes või nii-öelda meie huvi, aga sellel hetkel, kui me endale selle eesmärgi panime ja seda ettevõttes suurelt kommunikeeriti, muutus see kõigi nii-öelda väljakutseks. Ja ma seda alati kõigile soovitan, et sellised võiksime vähem raisata, on nagu hästi öeldakse, sellised nice to have asjad. Aga niipea, kui te olete endale selle eesmärgi seadnud, siis te saate aru, et sellel on oluliselt suurem mõju. Ka pakendid on kindlasti üks koht, kus me saame igapäevaselt päris palju kaasa aidata, et neid oleks oluliselt vähem ja meil on ju väga korralik valik omamärgitooteid ja nende pakenditest me reeglina alustame, et kui me kuskilt alustame, et see on ka jälle midagi, mis ma hästi palju räägin, on see, et kõigepealt tuleb vaadata peeglisse, et mida me saame teha selles enda käitumises, oma enda tegevuses muuta. Ja loomulikult oma jalajälje mõõtmine, ma arvan, et see ei tule enam täna kellegile üllatusena, et see on miski, millega peaks ja võiks tegeleda. Kui me räägimegi nüüd lühidalt sellest toidukaost, siis nagu ma mainisin, et te näete siin kõrval ilusat niisugust toidukadude käsiraamatut, et see on meie eelmise aasta suur saavutus. Me panime sellise toidukadude käsiraamatu kokku ja kõikidele oma töötajatele jagasime, aga mitte ainult, et nagu teatavasti on ju, ma arvan, igas firmas mingisuguseid brošüüre ja raamatuid, mis on välja antud ja sinna nemad seisma jäävad, aga kogu selle raamatu ümber käis üks korralik trall. Sisemiselt toimusid võistlused, viktoriinid, ehk siis me igal võimalikul moel püüdsime selle raamatuga tutvumist ja sellesse süvenemist teha atraktiivseks ettevõttes. Ma muu ääremärkusena ütlen, et meil on 3000 töötajat üle Eesti, ehk siis see ei ole kindlasti mingisugune väga lihtne ülesanne. Aga võib-olla mõned märksõnad veel, kus ma seda nii-öelda maailmameistri saavutust, mille arvele ma selle olen oma peas pannud, on seesama investeering inimestesse ja eesmärgistamine. Ehk siis need on kaks sellist nagu põhilist tähtsat olulist kohta ja nagu see pealkirigi ütleb, et põhimõtteliselt on vaja muuta inimeste suhtumist ja eks see kogu see webinar ilmselt ju on ka selle mõttega, et kuidas siis seda suhtumist kuidagi muuta, et mis see mõtteviisi muutus, mis selleks vaja teha on. Ja kindlasti ma arvan, et oma majas oleme me suutnud selle juba nii-öelda teha teoks, et Toidupank on meie partner. Aga neid asju on veel, et võib-olla kui keegi küsib, et mis on siis kõige tähtsam toidukao vähendamisel, siis tegelikult kõik uuringud ütlevad, et see on võimalikult täpne tellimine, aga nagu te ise teate, et kes meist siis väga täpselt teab, mis ta homme või ülehomme süüa tahab, et see on selline kõige keerulisem. Mõned üksikud näited ka, et kuidas me oleme ühel või teisel moel nüginud nii oma kliente, aga samas ka oma töötajaid, et sellel konkreetsel näidisel siin, et juba rohkem kui aasta leiab iga Rimi klient oma kodupoest, mitte küll võib-olla nüüd iga kord niimoodi fassaadil, et selle me tegime kohe päris alguses ära, sellise plakati, et igas poes on, Rimi poes on see olemas, kus siis juhataja iga kuu muudab seda numbrit, kui palju nemad annetasid ja arusaadavalt ju kõik tahavad õnnestuda ja keegi ei taha, et see number seal kuidagi oluliselt väheneks, ehkki see ju võiks mingil moel eesmärk olla, aga ma arvan, et selline avatus ja aus kommunikatsioon, mida selline plakat antud juhul kindlasti on, aitab sellele kindlasti kaasa. Veel üks selline minu meelest märkimisväärne ja tähelepanuväärne muutus on see, et kui te
Kui te mõtlete selle peale korraks, et kus kohast ja milliseid pakkumisi te ühele toidupoele olete näinud, et kindlasti te võib-olla olete saanud mõnele kliendilehele pilgu peale visata, olete näinud näiteks, ma ei tea, telereklaami, kuulnud raadiost mingisuguseid toredaid tootepakkumisi, siis nüüd viimase aasta jooksul, kui me oleme leidnud ja oma Rimi äpis avaldanud sellised pakkumised, mida ma arvan, et mitte keegi, mitte kunagi Eestis vähemalt ei ole reklaaminud, ehk siis pannud reklaamiraha alla toodetele, millel on viimane kuupäev. Ehk siis tegelikult ma arvan, et meie suurema enamuse peas on need tooted justkui natuke väheväärtuslikud. Homme aeguv jogurt või ülehomme aeguv selline kanafilee. Et me pigem ju arvame, et need on sellised, et müüge poole hinnaga maha ja hästi on, kui keegi üldse ostab. Siis täna meie Rimis reaalselt paneme sinna oma reklaamiraha alla, ehk siis me ei reklaami mitte ainult seda võimalikult pika säilivusajaga kanafileed või jogurtit, vaid et me paneme seda reklaamiraha alla ka sellele tootele, mille loomulikult me oleme äriettevõte, me tahame need ära müüa, et seda ei saa ju ühele äriettevõttele ette heita, aga samas on see märkimisväärne, et täna me teeme reklaami nendele toodetele, millest võib-olla varem väga keegi ei tahtnud rääkidagi. Et see on see, mida ma alati toon välja, kui ma räägin just nendest toodetest. Ja selle peale ma soovitan kõigil see Rimi äpp alla laadida, et kui te vähegi Rimi poodi sattute, et siis te saate siit väga konkreetselt näha, milliseid konkreetseid tooteid selle 50% allahindlusega näiteks võiksite sealt siis soetada. Ja see kõik omakorda on väga palju aidanud kaasa ka toidukao vähendamisele. Jõuan nüüd otsapidi plasti juurde ja plast on muidugi üks selline võib-olla natuke keeruline, et ma siin lugesin just mõni päev tagasi uudist, kuidas Toiduliit sel teemal sõna võtab ja mind natukene nagu ka selline nii-öelda nagu vastandamine, ütleme ausalt, natukene häirib. Mina arvan, et selleks, et üldse kuhugi lahenduseni jõuda, peab kuidagi ikkagi tegema koostööd ja leidma võimalikult palju selliseid positiivseid lahendusi. Seda, et see aega võtab, selles pole üldse kahtlustki, et selles mina kõikidest inimesest, ma arvan, olles selles äris nii kaua, tean väga hästi, kui kaua selline mõtteviisi muutus aega võtab. Aga mida siis ise saab ära teha, et see, mida te siin pildil näete, on, võib-olla kõik olete poes sattunud kokku Rimi teenindajaga või siis mõnes muus poes, kes parasjagu sellised rullikutelt mingit toitu või riiulisse või tooteid riiulisse laob. Ja võib-olla veel mõni aasta tagasi nägite te, et need rullikud olid sellise kilega ümber pandud, et need kaubad laadimise käigus sealt maha ei libiseks. Siis tegelikult väga lihtne lahendus ja ei suuda isegi mõelda, miks me varem selle peale ei tulnud, on korduskasutatavad seinad, ehk siis need seinad, punased seinad, mida te siin näete, on korduskasutatavad ja ainuüksi aastaga hoiame 70 tonni plastikut kokku selle pealt, et me enam ei kileta neid nii, nagu me olime harjunud seda varem tegema. Et see on lihtsalt üks nendest näidetest, mismoodi me oleme oma majas oma siseselt ringmajandava nii-öelda mõtteviisi omaks võtnud ja ütleme nii, et lahendus, mis numbrites on ju tegelikult märkimisväärne ja mille kasutusele võtmine on ühekordne investeering, nii et selles mõttes ma arvan, et see on geniaalne näide siin kohal. Ma väga pikalt ja palju siin võib-olla eraldi igaühel nendest, et toidukaost ma juba rääkisin ja jalajälje mõõtmisest ka, et seda ma arvan, te kõik teate, ja see ei ole enam, ma arvan, paljudele uudis, aga oma märgitoodete puhul oleme me täpselt samamoodi sellele pakendile seadnud väga konkreetsed eesmärgid ja see
kas korduskasutatav pakend või siis ikkagi hästi ümbertöödeldav plast. Ma arvan, see ei ole ka selle webinari teema, et see on võib-olla mingit eraldi sellist teemat väärt ja Janek kindlasti oskab siin omalt poolt pärast veel omakorda mingisuguseid sisendeid siin anda. Ja ka mina olen oma sellesse ettekandesse ühe Rimi ja Ringo slaidi pannud ja saan sellest kohe rääkida. Aga tõsi ta siis on, et nagu ma ütlesin, et toidukao vähendamisel see eesmärk ja nende tulemuste avalikustamine on minu meelest üks nii-öelda edu ja edasiliikumise, isegi kui mitte edu, siis edasiliikumise aluseks. Ja samamoodi me oleme ka oma märgitoodete pakenditele sellise eesmärgi seadnud. Ja mida ka varasema kogemuse põhjalt oleme märganud on see, et kui reeglina ju arusaadavalt neid tooteid toodavad suured tootjad reeglina ja kui need tootjad teevad Rimi oma märgi tootmiseks teatud muudatusi, kas või mingi uue pakendiliini näol või uue pakendi kasutusele võtmisel, siis üsna sageli nad hakkavad seda üle kandma ka oma bränditoodetele, nii et tegelikult on sellel oluliselt laiem mõju turule. Lubatud Ringo piloot, sellega on natuke kahetsed tunded, aga ma lihtsalt mõtlen, et kuna ta on hästi oluline ja sellest kindlasti rääkima peab, aga ma tahtsin natuke ka näidata tulemusi just sellepärast, et me räägime siin ju sellest, kuidas seda klienti siis ikkagi mõjutada ja mida see klient nendest tulemuste või nendest lahendustest täna arvab. Ja lühidalt pärast võtan ka nendes järeldustes selle teema kokku. Aga hästi lühidalt siis siin erinevad sellised detailid, et 3 poes poole aasta jooksul me seda siis läbi viisime ja tingimused siis võib-olla on oluline ära märkida, et me oma plastkarbile panime hinna. Mõned testid ma tean, mis on tehtud, on ilma hinnastamata ja ka nendel ma ei näe absoluutselt mingit väärtust. Ja sellised mõõdikud said ka kokku lepitud. Ja lühidalt näitan siin ka tulemusi, et me võime pärast sellel teemal omavahel ka arutada, aga ehk siis 87% klientidest eelistas seda ühekordset karpi versus see, et nad oleksid seda korduskasutatavat lahendust kasutanud. Et tõsi, aja jooksul küll natuke pilt muutus, et võib-olla ma ütlen ka, et mida me konkreetselt tegime. Me saatsime neile ka e-kirju nende poodide klientidele, nendele, kellega me tohime suhelda, kes on selleks luba andnud ja reaalselt me ju näeme ka müükides. Hästi kerge langus oli ka nendes toitude müükides. No arusaadavalt me peame ju sellist asja vaatama, sest me tahame teada, kuidas mõjutab kogu see projekt ja see piloot. Küll aga siinkohal ma arvan, et see langus ei olnud otseselt seotud. Et ma tegelikult, kui ma nagu suures pildis kokku võtan, siis ma arvan, et ma võin julgelt öelda, et tegelikult selle piloodi jooksul me ei näinud mingit, et see ei saaks kindlasti takistuseks, et see väike langus, see võis olla mingitest muudest asjaoludest tingitud. Küll aga ma arvan, et need pirukad siin räägivad enda eest, et ma ei pea siin liiga palju nendesse detailidesse laskuma ja räägin võib-olla järelduste puhul natukene lähemalt, mis me sellest järeldasime. Aga ühe projekti tahan veel siinkohal välja tuua, et me oleme juba rohkem kui aasta otsinud aktiivselt ka üle Baltikumi korduskasutatavat kotti e-poetellijale, sest signaalid meieni loomulikult on jõudnud, et mõned küsivad, et liiga palju on neid paberkotte ja kas neile võiks olla alternatiive. Ja ühe kiirendi kaudu me oleme suhelnud siis erinevate tegijatega, täna ka Eestist erinevate kotilahenduste pakkujatega, et ma lihtsalt tuletan meelde, et see ei ole mitte ainult kott, mida me otsime, vaid me otsime täislahendust, et sinna juurde ka seda, et kes selle koti siis ära peseb pärast, sest arusaadavalt me kõik ju tahame, et toiduhügieen oleks ka tagatud. Ja lihtsalt tahtsin tuua ühe sellise minu meelest olulise, et ka see näide oleks siin täna laual välja toodud, et korduslahenduse jalajälg näiteks selle konkreetse koti puhul, mida me siis kaalusime, osutus suuremaks kui paberkotil. Et need on ka, ma arvan, nüansid, millele tuleb mõelda ja ma väga hästi tean, ma arvan, Janek võib mu sõnu pärast kinnitada, et üsna sageli nad peavad ka sellele vastama, et kas Ringo lahenduse puhul see jalajälg ikka on täpselt see,
kas see tegelikult ka nagu kaasa aitab. Aga olen siis jõudnud järeldusteni ja võib-olla ma väga vabandan ette, sest ma tean, Mari-Liis mitu korda mainis positiivne, aga mina saan siinkohal ikkagi öelda, et enamik kliente ikkagi ei ole sellisteks lahendusteks täna veel valmis, et kahjuks vähemalt ma arvan, et need mõned slaidid siin on andnud, et mõista seda, aga see muidugi ei tähenda, et midagi tegema ei peaks, muidugi peab ja eelkõige ma siin suunaks oma teraviku, et kes peavad siis tegema, ikkagi suured ettevõtted peavad, kelle mõju on lihtsalt sedavõrd suurem, peavad loomulikult väiksed ka arusaadav, et ma hästi palju näen siin ka sellist võib-olla generatsioonide vahelist shifti, et te ilmselt olete minuga nõus, et nooremad on ju kõikidele nendele lahendustele oluliselt altimad, et kuidas siis neid edukaid ja võib-olla ülekeskja ettevõtte juhte ära rääkida, et nad ka piloteeriksid ja prooviksid, et ma siin olen ühe punktina selle piloteerimise vajaduse sisse toonud. Ja just sellepärast, et üksi ongi keerulisem, et lihtsalt see sõnum on nõrgem, et kui see ring oleks laiem ja tarbija näeb ühes ja teises ja kolmandas toidupoes, et erinevaid lahendusi kasutatakse, siis ilmselgelt oleks ju asjal ka suurem mõju. Ja tõesti, mugavus, nagu sa Mari-Liis mainisid, on kindlasti üks märksõna, et üsna sageli see lihtsalt makstaksegi kinni, nagu meie piloot on näidanud. Mis ei tähenda seda, et seda protsessi ei saaks paremaks muuta, et siin kohal on absoluutselt olen nõus sellega, et on nii meil kui ka kõigil teistel, nii Ringol kui ka ühtlasi ka meil Rimil kindlasti oluliselt rohkem võimalik sinna panustada, et seda paremaks muuta. Ja võib-olla on ka uusi lahendusi võimalik turule tuua, et mina ei ole selle valdkonna ekspert, ma arvan, et Ringo on sellele mõelnud ja ilmselt te ju teate, et neid turuosalisi erinevaid sarnase lahenduse pakkujaid on veel ja mõned on neist juba tänaseks oma äri lõpetanud. Ja millega me siin Rimis ise veel tegeleme, on see, et kuidas seda tarbijat ikkagi nagu, et temale teha see nagu veel nähtavamaks, et kuidas ta saaks aru, et see minu jalajälg on selline, et kui ma ostan selle toote, siis ma panustan mitte ainult rahas, vaid et ma panustan sisuliselt ka ikkagi selles, et kas see, et minu elu oleks oluliselt parem minu kogukonnas. Nii et vaatan, et aeg on täis tiksunud enam-vähem ja saangi siin kohal lõpetada ja lõpetan jagamise. Aitäh sulle, Katrin. Ja ma arvan, et ma ei heidutuks üldse võib-olla nendest tulemustest, et täpselt nagu sa ise ka ütlesid, selle info jagamine ja koostöövõimaluste otsimine, et see ongi ikkagi kõige alus. Mul on sulle üks võib-olla raske küsimus veel. Et tihtipeale nüüd ettevõtetega rääkides satuvad ettevõtjad ka selles, et võib-olla ei julgeta enam oma püüdlusi nii julgelt väljendada, sest klientidelt tuleb tagasiside, aga et kas see ikkagi päriselt on nii roheline, aga mis on nende tegude tagajärg, et õudselt palju peab ennast õigustama selle eest, et ei süüdistataks valesti rohepesus. Et kas te olete ka tajunud seda ja on sul mingeid nippe, kuidas võib-olla selle vastu, mida teha selle vastu? Ja muidugi me oleme, et nagu ma mainisin, me oleme, ma täiesti uhkusega ütlen, et ma arvan, et Rimi on täna kõige jätkusuutlikum jaekett ja täna üsna sageli ma pean oma ettevõttes ütlema, et Rimi ei saa seda endale lubada, et me mingi ühte asja ei tee või teeme siis mingil moel. Ehk siis just sellepärast, et meile, kes me väidame, et me oleme selline jaekett, on lihtsalt mingisugused asjad oluliselt suuremad, nõudmised on justkui meile suuremad, et saate te aru, see on nagu õpetaja, kes ei saa lubada, et ta teeb midagi sellist lubamatut, mida ta ei taha ju, et tema õpilased teeksid. Ehk siis natuke see tunne on, aga rohepesu osas muidugi me oleme saanud ja ma olen väga avaliku ja ausa kommunikatsiooni poolt, ja kui juhtubki vahel, et midagi ongi valesti läinud, siis ma
väga julgelt seda olen ka tunnistanud ja ma arvan, et palun vabandust on nagu maailma kõige lihtsam ja kõige vajalikum sõnapaar, et julgelt seda võib kasutada. Et ma olen kunagi isegi kirjutanud ühe artikli rohepesust, kus ma mainisin täpselt seda, et las nad siis alustavad sellest rohepesust, võib-olla siis saabki selgemaks, et see on rohepesu ja tuleb midagi muud teha. Ehk siis ei maksa sellepärast peljata. Küll aga ma tahan sulle veel seda öelda, et kohe-kohe on jõudmas Euroopa Liidu direktiiv, millega praegu tegeletakse, mis rohepesu osas on väga konkreetne ja ma arvan, et ka Rimil endal on siin väga palju vaja üle vaadata, et millega me tegelikult täna juba tegeleme, et see võib-olla jääb küll aasta või 2 pärast alles jõustub, aga tegelikult need väited, mida täna väga nii-öelda lihtsakäeliselt kasutatakse, et need kõik kaovad. Sellepärast, et need lähevad kõik rohepesu alla ja ma arvan, et see pilt, mismoodi me sellest räägime, et me oleme jätkusuutlikud, on väga palju muutumas. Ja vastutustundliku ettevõtluse foorumi juhatuse liikmena ma kutsuksin siinkohal kõiki meie ridadesse täitma sealset indeksit, sellepärast, et see saab olema üks kvaliteedimärgis, mida võib julgelt näiteks tulevikus panna erinevate toodete või teenuste taha ja see, ma arvan, on üks hea võimalus näidata, et sa teed midagi jätkusuutlikult. Suurepärane, aitäh. Ja lähmegi siis edasi järgmise kõneleja juurde, Janek Ringost. Sina oled eraettevõtte juht, kes on siis juba viimased 2-3 aastat käivitanud seda, et kuidas siis tuua korduvkasutatavat pakendit meile kõigile ka teha selle kasutamine hästi mugavaks. Ja annangi nüüd mikri sulle. Tere! Mul on hea meel, et kutsusite ja tahaksin võib-olla alustada. Katrin võib-olla jättis mainimata, et nende ettevõte on olnud väga palju aastaid väga aktiivne ja võib-olla üks kõige aktiivsemaid korduskastide ja transpordikastide kasutaja Baltikumis ja selle valdkonna eestvedaja. Nii et ühekordne pakend logistikas, mitte ainult need võrekonteinerid, mida nägime pildil, vaid tegelikult ka piimakastid, lihakastid, juustukastid, mitmed muud, mis varem tihti liikusid ühekordses kartongis, on nüüd korduskastis, kus see kast siis teeb 10 aasta jooksul seal sadu ringe. Nii et see on selline vähe nähtav tarbijale, aga vahel, kui me siis tooteid ostame, tõesti riiulite vahel keegi kaupa lükkab, siis me neid kaste näeme, et see on oluline osa tavalises jaekaubanduses. Nii et ka selliseid peidetud võite on seal teisigi. Ma räägin siis meie kogemusest, mida nüüd palju pole. Oleme Pesula on toiminud meil täpselt aastakese nüüd 1. maist. Siin on mõned numbrid, kus me siis oleme jõudnud. Me päriselt olime turul ka 3 aastat enne oma Pesula avamist ja pesime teenusepartneri, teenuseosutaja juures ja väga väikeseid mahtusid. Nii et võib öelda, et umbes 2 aastat oleme siis sisuliselt turul tegutsenud. Ja me ei ürita kõiki probleeme kohe ära lahendada ja ka esimesest päevast igas asjas me ei suuda kohe kõige rohelisemad siin olla. Aga oleme avameelsed, oleme ausad, jagame infot ja kõige tähtsam, et me oleme teinud siis selle läbipaistva ja mõõdetava süsteemi. Nii et me saame iseendale rahulikult silma vaadata. Et siin on mõned numbrid, mis meil siis täna oleme saavutanud. Võib-olla kõigile kõige põnevam on alati see, et kui mitu ringi see üks pakend siis teeb. Nii et võin siis näidata siin ühte pakendit, mis on siis teinud 10 ringi. Et ei ole neid kõige vanemaid üles otsinud sealt, aga me nüüd on idee, et hakkaks siis välja korjama need, mis on teinud üle 20 ringi sest ka Toiduliit on soovinud, et nendele eraldi siis uuesti migratsioonitesti teha, et kas nad on endiselt ohutud ja et me annaksime ühe hunniku neid siis Veterinaar- ja Toiduametile, et nad saaksid uuesti neid testida. Nii et selline
ja meie süsteem siis põhineb QR-koodidele, kui keegi kuulajatest ei tea, et igal pakendil on oma, samasugusel teisel kausil on teine kood. Nii et, ja neid me skaneerime iga kord, kui see läbib meie pesula ja iga inimene, kes panti tagasi tahab, siis ta skaneerib neid samu, nii et seda skaneeritakse korduvalt ühe tsükli jooksul. Nii et see kõik on andmebaasis olemas, et meie süsteem on vabalt auditeeritav. Nii. No mõned pildid ka siis, me oleme Katriniga teinud koostööd, meil on veel palju mõtteid, mida teha. Me pole kuidagi lõpetanud või alla andnud või lugenud saavutatuks selle, kuhu me oleme jõudnud. Rääkides, kui me täna disainist räägime, siis ütleme teenuse disaini seisukohast. Meil on palju ideid, kuidas minna edasi. Ütleme, väikeste tehnoloogiliste vidinatega siin ja seal, väikeste integratsioonidega, väikeste tarkvara täiendustega saab ta teenuse disaini viia järjest edasi ja edasi. Nii et meil on veel mitmeid asju tulemas turule see aasta ja mitmeid asju klientidega katsetuses. Nii et pikk tee on minna, paraku see kõik teenuse disain on alati ja katsetamine ja piloteerimine, see kõik on funktsioon rahast, et tuleb ka midagi teenida selleks, et jälle kulutada. Et oma jõudude ja oma võimaluste piires me siis tegutseme, et siiamaani meid rahastavad siis Eesti perekonnad ja kaks fondi väikses mahus. Nii et riikliku abi oleme väga minimaalselt saanud. Nii et see on selline eraalgatuslik nügimisprojekt, et loodame jõuda selle aasta lõpuks ise majandava olukorrani, kus me siis oleme break-evenis ja suudame tegutseda, et hetkel ikkagi oleme elus investorite abile. Nii. Ja nende aastate jooksul siin on nüüd näha, kuidas meil täna need pildid välja näevad, et ma võib-olla sellele ei peatuks pikemalt, et selleks, et üleriiklikku süsteemi ehitada, me arvasime, et me peame nügima tarbijaid, et nende aastate jooksul nüüd on selgunud, et me rohkem nügime ettevõtjaid, pigem kaupmehi, toitlustajaid, oma äripartnereid. Et samas sellise süsteemi ehitamine on osutunud keerukamaks, kui me alguses arvasime, neid kihte siin teenuses on palju. Et kui ma tuletan meelde, kuidas meil pudelisüsteem Eestisse loodi, siis kõigepealt võeti seadus vastu, loodi üks monopoolne ettevõte ja siis tehti kohustuslikuks kõigile panna need tagastusmasinad. Et kogu Eesti, siis kõik kaupmehed ja kaudselt meie siis kõik investeerisime sellesse 25 miljonit, et umbes 500 masinat on täna Eestis, üks masin seal maksab umbes 50 000, see on 25 miljonit, et umbes nii loodi see pudelite süsteem siis Eestis, lihtsustatult ütleme. Ja siis läks tükk aega, et rahvas harjuks pudeleid tagastama. Et võib-olla nende nügimisprojektidega ongi nii, et võib-olla ka turvavööga või pakendiprügikonteineritega, et kõigepealt võetakse seadus vastu ja siis tuleb oodata üks põlvkond, et see asi juurduks. Et me ise pigem nimetaks, et see ongi regulatsioon on üks nügimise vorm, või et see nügimine toimubki läbi regulatsiooni, et kõigepealt võetakse reeglid vastu ja siis vaikselt need hakkavad juurutama. Et see seaduse vastuvõtmine ei muutunud, et kui nüüd Tallinn võttis vastu, et selle aasta 1. juunist on kõik avalikud üritused korduspakenditega Tallinnas, siis kui me üritustel käime, siis see siis kohe nüüd 1. päevast nii ei alanud, aga see on reegel õiges suunas ja nüüd on aja küsimus, millal see vaikselt juurutub. Nii. Käime võib-olla need kihid natuke läbi, siis ma meie kogemust räägin ja siis jõuan numbriteni ka kohe. Pakendite disainil ma siis pikalt ei peatuks, ilmselt on siin kuulajate hulgas mitmed disainerid, siin on lihtsalt mõned näidised 50 sendisest pakendist kuni 5 eurose pakendini, kõik nad näevad väga sarnased välja ja kõik nad on täna turul olemas. Motivatsioonid on väga erinevad, et hiljuti sellisest valikust Eesti üks staarkokkadest valis siis kõige odavama, olles neid katsetanud kõiki. Nii et see surve, siis, mis mulle meeldib, aga mida ma tahan valida, võib olla väga erinev. Kui me alustasime, me olime üks kallimaid võrreldes ühekordsete pakenditega, täna me oleme keskmik. Et siin on mõned hinnad nüüd välja toodud,
mida siis tuntud pakendite müüjad täna oma kodulehtedel näitavad. Nii et võin siis lühidalt öelda, et korduspakend on odavam kui biolagunev, umbes sarnases hinnaklassis nagu suhkruroog või isegi odavam, paksemast plastikust, sarnase hinnaga õhemast plastikust veidi kallim. Nii et ja kui on juba mitu materjali, näiteks kartong, karp ja plastikkaan, siis sellest juba oleme odavam. Nii et aeg nagu töötab, mulle tundub natuke ja me muutume järjest atraktiivsemaks oma hinnaga, mis meil seisab paigal võrreldes kõikide teiste hindadega. Nii et ka see olukord muutub. Nii, mõned sellised näited siin siis motivatsioonidest, et kuidas pakendi hinda nähakse. Pakendi tootja loomulikult tahaks kõrgemat hinda võtta, nii tarbija kaupmees kui toitlustaja kui ka pakendi omanik, kes seda ringitab, nemad tahaksid seda väiksemana näha. Sellest ka siis selle pakendi paksus, et tüüpiliselt meil on pigem odavama otsa pakendid, pigem õhukesed. Nii. Keegi meist ei arva, et nad peaksid sellised olema, aga nii turg on nad kujundanud. Nüüd pandi puhul on siis olukord selline, et ühelt poolt pakendi omanikul on vaja seda, et kaitsta, et see vara tuleks tagasi ja teist poolt tarbijale ta ei meeldi, kaupmehele ei meeldi, toitlustajale, kellelegi üldiselt see pant ei meeldi. Nii et seda me proovime lahendada siis selle kaudu, et tekitada tarkvaralisi ja riistvaralisi lahendusi, kus panti üldse pole. Et selliseid tahame turule tuua, nüüd mõned juba on ja usume, et selles on tulevik, et kohvitopsi peab saama ilma pandita. Kui ma olen korrektne tarbija ja tagastan, siis teenus peab olema disainitud nii, et ma saan seda ilma pandita. Et see natuke eeldab partnerite koostööd. Näiteks jah, ma võiks tanklas saada ilma pandita. Ma võiks ka lõunasöögikarbi saada tulevikus, miks mitte ka Remist ilma pandita. Et kindlasti süsteem teab, et ma olen lojaalne ja ammune klient ja keegi võtab siis seda riski. Et kas seda taustal võtab riski kaupmees või hoopis näiteks pakendi omanik nagu meie või operaator. See siis on juba maitse küsimus. Võib nii, võib naa, võib kombinatsioonis. Pakendi liikidega on nii jah, et muidugi meile meeldiks, kui kogu Eesti sööks ja jooks ühest topsist, aga reaalsuses on ikkagi teistmoodi. Nii et ja tarbijakaupmees ja toitlustaja ja pakenditootja muidugi tahaksid, et neid liike oleks hästi palju. Nii et pigem siin siis täna oleme selles otsas, et jah, me suudame 50 toodet pakkuda, aga turg eeldaks võib-olla või tahaks 1000 toodet, et esialgu me ei suuda kõrgemale hüpata siin. Nii. No mõned näited nüüd siis rääkides teenuse disainist, siis meie saime kohe aru, et kõige huvitavam asi on, et kuidas need pakendid tagasi tulevad. Ilma tagasi toomata ei saa ringmajandust olla ja tagasitoomise viisi oli leiutatud selleks ajaks juba palju. Me sisuliselt sellise pildi tekitasime endale päris alguses. Käisime paljusid neid asju vaatamas ja leidsime, et mida rohkem ikkagi on metalli, mida rohkem on keerukust, seda raskem on seda linna peale panna ja otsustasime, et me teeme meelega väga lihtsa ja rumala süsteemi, aga jätame kogu selle keerukuse telefoni sisse. See on ainus asi, mis on juba olemas, et kui me selle peale ehitame, siis me suudame laieneda. Et sellepärast me oleme praegu läinud edasi. Teisi nii suuri võrgustikke Euroopa pealinnades praegu ei ole, nagu Tallinnas on. Et meil on siin nüüd 300 kohta, kuhu saab korduspakendid tagastada, üheski teises linnas nii palju ei ole. Taani suuruselt teine linn tegi just riigi hanke ja võitja paneb nüüd 20 kohta sinna püsti siis. Et meil seisab ees Riias samasuguse võrgustiku avamine, et ootame praegu lepingutele allkirju ja siis alustame seal. Nii et me püüame edasi liikuda, et saada jõudu juurde Eesti siseselt, siis üritame minna Tallinnast Tartust välja, et sellel aastal teha ettevalmistusi ja uuel aastal siis alustada üle riikliku võrgustikuga. Nii et see on meie jaoks väga suur ja keeruline samm, et saab näha, kuidas me sellega hakkama saame. Nii, no ma jätan veidi vahele, et me siin aega otsa ei saaks.
nii, mida me oleme näinud siis numbriliselt selle aja jooksul, mis see meie kogemus siis matemaatiliselt, et kuidas seda võiks välja tuua. Mõned numbrid ma olen siia pannud siis, et ma kommenteerin neid. Erinevatel üritustel on ikkagi pakendikadusid natukene, et need sõltuvad väga palju ürituse tüübist, sellest, kui piiratud see ala on see kontsert või on see spordiüritus, festival, kas inimesed on kained või mitte, kõik see määrab, palju siis pakendeid lõhutakse või neid kaob. Aga tüüpiliselt on need protsendid üsna väikesed. Restoranides on need oluliselt suuremad määrad ja tagasitulek kõigub väga palju. Me alles õpime seda reguleerima, me alles õpime sellest aru saama, et miks see nii on. Proovime teha endale selgeks siin erinevate testidega. Eelmisel aastal tuli siis, kui jaanuari lõpus esimest korda vaatasime, jah, oli 67% tagasi tulnud eelmise aasta pakenditest. Ja see jätkub, et neid tuleb järjest juurde, tänaseks on see kasvanud 73-ni. Nii et ja kõige kiiremini me näeme siis seda trendi praegu Ülemiste linnakus, kes alustas septembris ja väga laiaulatusliku korjevõrgustikuga, nii et seal saab igal korrusel tagastada. Nii et seal on näha, kuidas inimeste harjumused kiiresti muutuvad. Nii. Oma topsiga ringi käimist alati mainitakse, oma karbiga poes käimist ja kõike seda mainitakse, me sellest palju ei arva. Et me arvame, et need on fännid ja on alati olnud ja need fännid meil suures plaanis ühiskonda ei muuda nüüd. Nii et nad jäävad alati. Nii et me peame otsima ikkagi täiendavaid lahendusi. Nii et nüüd jah, nagu Katrini slaidid ka näitasid, et kui tarbijal on valik, siis võib-olla 20% nendest valib. Meil oli väga huvitav näha, et see protsent oli eri poodides väga erinev. Me seda isegi ei oodanud niimoodi, aga näeme ka seda, et valiku äravõtmine tarbijatelt ja seda on ka paljud restoranid nüüd proovinud, ei ole tekitanud vastureaktsioone. Et justkui ühelt poolt küll tarbija ei viitsi valida, aga kui see valik on tema eest ära tehtud, siis ta protestima ei hakka ja ta saab ise aru, et okei, et kui ma ei viitsi pudeleid tagastada, ma viskan ära oma raha, et kui ma nüüd ei viitsi seda karpi tagastada, et siis ma ka viskan oma raha ära. Ja täna on Tallinnas ikkagi toidukarbi tagastamise koht enamus linna alal juba või väga suurel alal on lähemal kui pudeli tagastamise koht. Nii et see nii. Nüüd pandi suuruse kohta jah, nagu üks restorani omanik meile tabavalt ütles, et kes on kõiki pante proovinud, et 50 sendi puhul ei uurita midagi, et see ei häiri absoluutselt mitte kedagi ja ma ei pea siia mingit valikut jätma, et 50 sendi pärast keegi ostmata ei jäta, et 1 euro puhul hakatakse vahel kassas küsima, palutakse infolehte või palutakse selgitusi ja 2 eurise pandi puhul juba natukene kaheldakse oma ostus. Ja üritustel näeme siis seda, et 50 sendi puhul inimesed ei viitsi liigutada ennast väga, jätavad pigem selle raha ja viskavad isegi prügisse oma pakendeid. Aga 1 eurose pandi puhul juba kas proovitakse süsteemi või võetakse ette pikem jalutuskäik kuhugi sularaha telgi juurde. Nii et ja nii nooremad inimesed kui ka keskealised on nõus katsetama ja huvitaval kombel naised on alati nõus katsetama palju rohkem kui mehed. Nii et vanemad härrad on sellised, kes võib-olla kõige vähem viitsivad katsetada ja nõuavad seda sularaha kõige aktiivsemalt. Aga tüüpiliselt on spordiüritustel siis enamus inimesed on nõus kohe ära õppima selle, kuidas see käib. Ja seal oleme mõelnud, et võib-olla läheb nüüd mõned aastad, kui kõik õpivad QR-koodi skaneerima, sest kes selle juba korra ära on teinud, siis see samm järgmine kord võtab ainult mõne sekundi. Et selline on meie kogemus, mida me aasta pärast tahaksime oma kogemusena välja tuua kindlasti seda, et
mis toimub siis, kui inimesed saavad ilma pandita. Ja meil on isikustatud süsteem kõik. See tähendab, et kohvitopsi dosaator annab mulle minu nimele, et kui suur siis on see tagastus. No, me arvame, et see on palju suurem. Kui paljud inimesed viitsivad seda valida, kas pandi äravõtmine muudab ostuotsuse lihtsamaks, kas mu vastuseis korduspakendile muutub sellest väiksemaks, kui panti pole. Seda täna veel ei tea, seda saame näha. Nii et mõnes mõttes me ise oleme enda jaoks järeldanud nii, et ei turvavööre kohustuslikkusega ega pudelite äramiimine või tänane pakendikonteinerite kohustuslikkus. Need ei ole võib-olla sellised teenused, mis meie elu mugavamaks teevad, aga kuidagi nad on ühiskonda tulnud ja selliseid asju ilmselt tuleb tulevikus veel, et me ei pea seda võõristama. Nii. No kuhu me võime jõuda nende korduspakenditega nüüd see, mis on täna juhtunud, on kindlasti puudutab üldse alla 1% turgu. Et meil on nüüd seadus, et järgmisest aastast avalikel üritustel ei tohi ühekordse pakendiga toimetada. Nii et neid ettevõtteid tuleb juurde praegu, kes teenuseid pakuvad. Ja see kõik jõuab siis selleni, et võib-olla umbes 1% turgu me mõjutame. Pakendi prügi statistikasse see kindlasti välja ei paista. Seal muutust ei toimu. Et see kasv on piisavalt suur seal igal aastal tarbimise kasvuga koos. Nii et see joon ilmselt ei jõnksatu üldse. Et kui riik läheb edasi ja kehtestab rohkem regulatsioone, siis on võimalik mõjutada 10% pakendite turust ja see hakkab siis juba ka statistikas näha olema. Nii et elame näeme, et me proovime olla elus nagu prussakad ja mõelda kogu aeg uusi nutikaid asju välja. Nii et jalajälje kohta siis tahtsin öelda, et hiljuti leidsime ühe sellise uuringu sakslaste poolt tehtud. Me oleme kõikide uuringute puhul tarbija, me ise neid uuringuid finantseerida ei suuda, aga kogume neid ja siin on mõned viited siis. Nii et üks sakslaste uuring analüüsis 48 sellist jalajälje uuringut hästi teaduslikult ja hästi süsteemselt ja võrdles neid omavahel. Ja siin on siis mõned näited, et nad tõid välja, et kui palju neist olid asjalikud ja kui palju mitte ja mis järeldustega siis need uuringud lõppesid. Nii et meie enda jaoks lihtsustame selle nii, et kui me teeme 10 ringi, siis on meie jalajälg juba positiivne. Täna hommikul vaatasin siis, et kui paljud pakendid on teinud juba üle 5 ringi, siis neid on 66 000 täna laos. Nii et seal üle 10 ringi on teinud kuskil 15 000 praegu. Nii et liigume edasi, 1 aastaga oleme selle saavutanud. Jah, ise arvame, et see on sellise pikema teekonna algus, nii et kõike roheliseks me ei suuda ühiskonda üksi teha. Ja e-poe pakendite osas siis tahan öelda, et see on siis meie selle aasta teema. Koos pakendite pakkujate ja koos Itellaga me siis oleme rajanud e-poe pakenditele teist võrgustikku, mis ei ole kuidagi seotud mustade toidupakenditega. On teise nime all ja teise logoga üldse ja paljud e-kauplejad juba seda kasutavad. Nii et seda alles ehitatakse välja aasta lõpuks. Loodame selle saada üle-eestiliseks. Nüüd järgmine komplekt kaste, mis on tootmises, jõuab linnadesse augustis ja siis peaksid juba järgmised 30 linna saama endale vähemalt ühe tagastuskoha. Nii et särke, riided ja jalanõusid tulevikus on võimalik osta tagastatavas karbis. Et vaatame, kuidas ühiskond selle vastu võtab ja kas see osutub siis roheliseks lahenduseks või mitte, et jätame selle siis teiste analüüsida, et saame näha. No võt selline lühike ettekanne täna, et kuulaks siis küsimusi.
Super, aitäh selle ettekande eest ja ma saan siis aru, et sina oma kingades praegu ootad pigem neid Euroopa Liidu regulatsioone, et need tulevad ärile kasuks. No nüüd need, mis on seni jõustunud, siis need on Eesti seadusandluses sees. Kui me alustasime, me arvasime, et need tulevad juba 2-3 aastat tagasi, aga tulid nagu tulid. Ja täna siis regulatsioonid puudutavad ainult avalikke üritusi. Nii et ka Rimi teeb meiega koostööd puhtalt vabatahtlikult enda soovist, et katsetada ja viia ühiskonda edasi. Nii et nii ka teised kõik meie kliendid. Nii et kuhu nüüd järgmised sammud seatakse, me ei oska öelda, et tundub, et Euroopa Liit pigem siis võtab seda juhtrolli enda kätte, et mitte nii palju riigid, nagu me kuuleme, kõrred keelatakse ära, vatitikkud, asjad, igasugused, see kõik tuleb rohkem Euroopa Liidu tasemelt. Ja need muutused on nii suured ja laiaulatuslikud, et neid teenusepakkujaid on kindlasti tulevikus hästi palju, et meil mingit illusiooni pole, et me siin kuidagi, juba täna me ei ole üksi ja on ka teisi, kes teevad, et siin laulupidu näiteks ei teeninda meie ja nii, et neid ettevõtteid, kes suudavad ja tahavad teha suurt mahtu, on küll Eestis olema. Üks küsimus on tulnud veel chati, küsin sellega ära, et kui palju logistika ressurssi võtab? No täna me teenindame umbes neid tühjenduskaste, siis me teenindame väikeste kaubikutega ja teeme 1000 tühjendust kuus praegu umbes Tallinnas ja Tartus. Tühjenduste hulga on tellinud siis nende kastide hoonete omanikud, et kui tihti nad soovivad ja nad näevad pidevalt selle täituvust ja selle järgi siis otsustavad, et kui tihti nad tahavad. Sellest kastist saab samasugune odav, aga siiski tasuline teenus tulevikus, nii nagu on meie prügikastid, et see, kes tunneb, see tellib. Et see tasuta need asjad kõikidesse Eesti nurkadesse ei jõua, aga see kulu on väike. Ja näen seda Grillfesti küsimust ka siin, et Grillfesti omanik saatis kõikidele kaupmeestele sellise ettepaneku laiali, et sellel aastal, kes vabatahtlikult soovib, võib liituda ja andis ka teada, et järgmisel aastal seadus neilt nõuab, et nad teevad täies mahus. Nii et sellel aastal siis 10 kaupmeest liitus. 10 kaupmeest otsustas ja tellis endale pakendeid. Nii et olime seal kohal, tõeliselt väikses mahus, aga olime kohal. Aitäh. Nii, ja järgmisena paneb ennast valmis Anu. Anu siis tegeleb aeglase moega ja oma moebrändi, mille eesmärgiks on nulljäägiga tootmine peamiselt siis liinases materjalis ja samuti täna siis peamiseks teemaks Trash to Trend parandusstuudio ja kuidas inimesed on valmis vastu võtma uuesti mentaliteeti, et oma asju parandada. Palun, Anu, sõna sulle. Tere minu poolt ka. Nii, ma vaatan, kas ma saan ta endal. Nii, nüüd läks lahti. Nii, mina räägin siis täna parandusstuudiost trashtotrend.art, mille me avasime nüüd maikuu alguses koostöös Euroopa rohepealinna Red House'i, Clean Stepi ja EKA jätkusuutliku disaini ja materjalilaboriga. Ja miks eelistada rõivaste parandust siis nii-öelda uuele tootele? Et meil on kõigil on kapid on riideid täis, aga mitte midagi hommikul ikka selga jälle panna. Et sealt ise, kui ma olen erinevate inimestega rääkinud ka ja klientidega, et siis tuleb välja see, et kiirmood on või üldse see, kuidas me oleme praegu liikunud, et on kaotanud inimestes usalduse, et palju või üks asi, milles me oleme kindlad, on see, et kui me ostame 5-eurised e-särgi,
siis on kindel, et ta baaripesuga ei ole enam piisavalt viisakas ja meil on vaja midagi uut osta. Et nii-öelda kallima ja korralikuma toote ostmisega on inimestel natuke keerulisem, sest tihtipeale me ei tea 100%, et nagu kui kaua see siis kestab, kui me paneme natukene rohkem panustama. Aga meie eesmärk ongi inimestes tekitada uuesti usaldus selle vastu, et isegi kui sa ostad kallima toote, et see on seda väärt ja sa saadki tulla ja nii-öelda ära parandada ja parandus ei pea olema miski, mis nii-öelda näitab, et sul on toode, mis on katki läinud ja sa ei ole jõudnud osta endale uut asja, vaid et parandus saab pakkuda ka lisaväärtust ja luua täiesti midagi uut ja nagu isikupärasemat. Et nii nagu näiteks kui ma mõtlen kas või oma vanaema kapist, et kui palju tooteid tal endal seal on, et mantlid, mis tema ema kunagi kandis, mida tema nii-öelda mulle edasi annab ja mina saan kanda. Et kunagi jah, see materjalide valik või tooted, mis sul olid üldse, et kogus oli väiksem, aga nii-öelda kvaliteet oli parem. Et meie ka oma parandusstuudios nii-öelda nagu üritame inimestele näidata uuesti, et me saame nii-öelda kappi kandma rohkem nagu kvaliteeti, mitte kvantiteeti, et sul ei oleks nii-öelda hunnikuid asju, millest midagi ei saa selga panna, vaid et sul ongi kapp on veits tühjem, aga sul on kõik asjad, mis sul on olemas, on reaalselt nii-öelda pakuvad väärtust sulle ka. Ja meie siis enda poolt me teemegi iga kuu on 2 töötuba. Pakume võimalust inimestel meile kirjutada ja kokku leppida aeg, et nad saavad tulla ise parandama mingeid asju. Et kas või siukseid nii-öelda lihtsamaid asju õppida ise panema peale, et kui ongi näiteks, et nööp tuleb eest ära, et siis kuidas kas või seda nagu kõige lihtsamalt saab panna. Kui teksapükstel jalga vahel läheb katki ka, et see ei tähenda seda, et püksid oleksid kohe maha kandmisel ja on vaja uut paari, vaid et tegelikult see on üks kõige standardsemaid asju, mis nii-öelda kulumiskohti, mis üldse kõikidel inimestel on. Ja kuna me teemegi koostööd nii-öelda Tallinna linnaga, et siis me pakumegi praegu selle aasta raames ka erinevaid pisiparandusi tasuta, et inimestele nii-öelda seda paranduse tegemist muuta natuke kättesaadavamaks, nagu lõbusamaks, et sa ei pea muretsema, et kui sul ongi mingisugune nii-öelda odavam toode ka, nagu mille parandus võib-olla rätsepa juures läheb liiga kalliks, et siis me saamegi näidata ära, et tegelikult me saame igale tootele nii-öelda anda eluiga juurde ja midagi head välja mõelda. Ja nüüd meil ongi praeguseni, me olemegi olnud circa 6 aega avatud, selle jooksul me oleme ära teinud 3 töötuba. Esimene töötuba meil oligi, kus inimesed said tulla, võtta enda vanad T-särgid kaasa ja siis disainida midagi uut, kus me ise tegime näidiseks ka, et kuidas sa saadki täiesti omapäraselt nagu kokku panna mingist hunnikust. Näiteks, et sul ongi 10 paari T-särke, mis on kõigil mingi auk või mingi asi on olemas. Ühtegi otseselt kanda ei saa ja kuidas saaks kokku panna kas või 1 või 2 T-särki, nii et nad reaalselt tekib sulle kappi ruumi juurde. Saad midagi isikupärasemat ja et kõiki väikseid asju on võimalik parandada ka, et ei pea kohe ära viskama või kuhugile kaltsuks viima. Teine töötuba me tegimegi Cleanstepiga koos, kus on samamoodi ka, et võtad oma jalanõud kaasa ja näitavad erinevaid lihtsaid viise, et kuidas saab enda jalanõud uuesti korda ja puhtaks, et mul endal seisid ka päris pikalt valged tennised, mida oledki natukene aega kannad, siis nad lähevad mustaks ja ei julge pesumasinasse panna, sest sellega on ka olnud erinevaid intsidente, et kuidas rikud täiesti ära. Ja tegelikult Cleanstepi töötoa raames oligi näha, kui lihtne ja kiire on tegelikult enda jalanõud muuta täiesti uueks jälle. Ja nüüd viimane töötuba, mis meil oligi nüüd laupäeval ja seal me tegimegi poekotte.
või noh, nii-öelda nagu rannakotte või siuksed tote bag'id, et olidki vanad teksad, igaüks sai kaasa võtta, mis on kas liiga läbi kulunud juba või ei kanna või jumal teab mis. Ja lõimegi sellest erinevaid disaine ja vaatasime, et kellele tegime poekotte, kellele tegime neid nagu vöökotte, et saimegi nii-öelda leida igale ühele täpselt siukse lahenduse, nagu talle meeldis ja justkui ka näidata, et kui nagu ühest küljest, kui palju tööd läheb sinna alla, et luua mingi uus disain, et panna inimesi natuke rohkem väärtustama, et ei ole lihtsalt see, et sa lähed poodi ja valid midagi välja, vaid aru saada, et kuidas terve see protsess on. Ja teisest küljest, et kui lihtne on tegelikult teha oma mingit lemmiktoodet ja natuke rohkem läbi mõelda, et kui sa ostad midagi ka, et sa vaataksid, et kas või kvaliteeti, et mida sa vaatad, nagu et inimesed oskaksid nii-öelda paremini hinnata seda, mida nad tarbivad ja keda nad toetavad. Ja parandustena me olemegi teinud praegu ka erinevad, kas nüüd me näiteks ka restaureerisime ühte vana pintsakut, kus oligi vooder täiesti läbi kulunud, kus me võtsime voodri sees täiesti lahti ja tegime uue voodri talle ja nii-öelda pikendasime jälle ühe jaki eluiga. Siis on teksapükstega ka, mis on kõige siuksem nagu tüüpilisem asi, ongi teksapüksid, kus siis ka kaks varianti, et kas tahad teha nii, et see parandus oleks justkui siuke, mida ei olegi tähele panna, et sa saadki endale viisakad teksapüksid tagasi või siis teine variant, nagu siin teisel pildil on ka, et tehagi mingi täiesti uus disain ja natuke omapärasemaks erinevaid asju. Et jah, siukest nagu restaureerimist ja pisiparandusi ja väikseid asju nagu, et saad täielikult nagu oma stiili luua ja palju huvitavam, kui nii-öelda minna nii-öelda hooaja moega kaasa ja olla täpselt kõik ühte nägu. Ja meid võib leida siis meie stuudio asub Müürivahe 17, kus saabki tuua enda mõne asjaga ja saad seal siis, meil on õmbleja olemas, kes saab aidata sul ise parandada väikseid asju ära või kui tundub liiga keeruline ja ei julge masina taha istuda, et siis saame ise paranduse ära teha. Ja samamoodi, kui tahad tulla ka midagi parandama, et saabki hetkel kirjutada meile näiteks meili peale ja registreerida ennast ära, et me saame broneerida nii, et on masinad vabad ja et meil oleks keegi juhendaja nii-öelda olemas, et saaks selgeks. Ja järgmine töötuba ongi meil nüüd laupäeval tulemas, mis on ka Clean Stepi töötuba, samamoodi jalanõude puhastamine, et saab online'is ette registreerida ja nende poolt ka väga põnev oli ka esimene kord, kui nad tegid töötuba, kus nad ka annavad nii-öelda natuke tagasisidet, et milliseid jalanõusid või mis brände oleks ka nagu jätkusuutlikum ja mõistlikum osta, mida saabki nii-öelda paremini puhastada ja parandada. Et ma ei hakka neid nimesid ette lugema kõike, aga siis saategi tulla 17 töötuppa ja seal kõik selgemaks. Ja kiire kokkuvõte, aitäh teile! Aitäh, Anu! Väga hea info, et te olete nüüd 6 aega siis seal vanalinnas avatud olnud. Ja. Aga sa oled ise seal kohapeal ka, eks? Ja. Aga räägi, missugused inimesed tegelikult nagu niimoodi sealt uksest sisse astuvad ja kas tulevad spetsiaalselt otsima ka, et on kuulnud, et siuke asi on ja õudselt tahaks parandada, aga üldse ei oska. Ja mul tuligi nüüd, kui ma kuulasin ka Katrinit ja Janekit, siis tegelikult meil on just vastupidi see, et meil on kõige rohkem, kes tahavadki asju parandada, on pigem 40+, 50+ inimesed, nii mehed kui naised ja tegelikult isegi mehed oma pükstega on üks kõige siuksem suurem grupp, kes käib, et tihtipeale on ka olnud, et võtabki, et meesterahvas tuleb ja võtab täpselt 2 paari teksapükse kaasa, mis on täpselt sama firma, täpselt sama värv, kõik mudel on sama ja lihtsalt lemmikpüksid ja laseb mõlemad paarid ära parandada.
et no me kõik teame, et kui raske on tegelikult leida head paari teksapükse, mis istub ilusti ja oleks hea, on ju. Et selles mõttes ja, et meil on just vastupidi, et me proovimegi praegu ka rohkem mõelda erinevaid viise, et kuidas noori ka kaasata. Et kuidas nii-öelda läbi koolide ka nagu pakkuda, meil igas töötoas on ka mõni õpetaja käinud ja üritame neile ka pakkuda võimalust, et teha mingid töötoad ka noortele, et rohkem nii-öelda pakkuda võimalust, et julgeks teha midagi uut või et julgeks oma stiili leida, ennast väljendada ja nii-öelda pakkuda alternatiivi kuskil pargis veetmisele ja nii. See on väga huvitav fakt. Et siis vanad mehed ei ole nõus uusi asju omaks võtma, aga vanadest lahti ka ei ole nõus laskma. Et siit annab kohe päris mitu nagu toodet või teenust veel välja arendada jätkusuutlikkuse mõtteviisis. Aga jaa, noori tuleb kindlasti, aga sina moekunstnikuna, kuidas sulle tundub, kas nagu noored moe mõttes on valmis selliseid asju vastu võtma? Kas neid huvitab see jätkusuutlikkus? Ja kindlasti on, et kui ma vaatan ka, siis tegelikult need kõige nagu moeteadlikumad, et nemad ka tihti või kogu see uuskasutustest asjade ostmised ja enda asjade tuunimised, et need on rohkem läinud nii-öelda nagu popimaks, kuna see on ka mingis mõttes juba kättesaadavam noortele ka. Et meie enda selle, noorte, me mõtleme ka siin, et sügise poole teha ka noorte töötubasid, et seal ka nagu pakkuda võimalust, et sul oleks reaalselt need masinad ja kõik need erinevad tuunimisvahendid olemas, et sa nagu, et saadki natuke julgustust tagant ja võimalusi. Aga kas sina usud, kas see idee läheb ka lendu ilma Tallinna toetuseta? Ja absoluutselt, selles mõttes, et praegu ongi siuke, et nii-öelda sisse harjutamine, sisse soojendamine, et kui ma ise vaatasin ka ja uurisin erinevaid neid parandusteenuseid Tallinnas või üldse, et jah, neid erinevaid kohti on, aga kas või ka, et nagu hinnakirjasid see väga palju ei leia, et sul ei olegi nagu inimesed ei olegi tegelikult 100% kursis, et nagu et nagu mida sa saad parandada, nagu mis hinnaga sa saad parandada. Ja nagu see on ka see, miks me enda nii-öelda parandusstuudio tegime vanalinna, et olekski linna südames ja igatpidi võimalikult lihtne ligi pääseda. Katrinil on siin küsimus. Ja väga äge, aitäh, Anu. Ma tegelikult tahtsin hoopiski rääkida sellest, et umbes circa 5 aastat tagasi ma käisin ühel Rootsi instituudi poolt korraldatud kursusel Rootsis ja seal ma mäletan toodi väga eheda ja hea näitena seda, kuidas positiivsete näidetena toodi välja ühte teksad müüjad, mul see nimi ei tule praegu kohe meelde ja mille poolest nad siis nagu olid esile tõstetud või miks siis need jätkusuutlikkuse liidrid, nagu need rootslased ju on teatavasti, neid välja tõid, oligi see, et nad müüsid oma teksasid selle klausliga, et kui sa meilt teksad ostad, siis umbes järgmise 2 aasta jooksul sa võid nendega tagasi tulla, me parandame nad ära. Ehk siis ja ma mäletan, et minu peast, kes ma olen ilmselgelt pigem selle juba natuke vanema generatsiooni esindaja, mitte just vana, aga ühesõnaga minu peast käis nagu läbi see mõte, et vanema põlvkonna jaoks parandamine on pigem selline iseenesestmõistetav, et mina ikkagi ka kodus parandan asju, et mul käis nagu peast läbi, et kuidas me oleme sinna maale jõudnud, et parandamine on müügiargument. Tegelikult nii ta on, eks ole, täpselt see kultuur on peale tulnud selliselt, ongi, sa saadki endale 5 T-särgi või uued püksid, et selles mõttes mina üldse ei imesta, et need on vanemad inimesed, kes sinna tulevad neid pükse parandama, sest et sellel ajal oli see ju normaalne,
aga ma arvan, et seda me veel saame ka Eestis siin näha, et parandamine muutub müügiargumendiks, et võib-olla nagu teile sihuke hea mõttekoht, kuidas edasi arendada midagi, või üldse seda parandamiskultuuri kui sellist nagu hoida siin Eestis, et selles mõttes väga äge, minule väga-väga meeldib see, mida te teete, et ma loodan, et seda mõtteviisi võite jagada ja levitada, et ka täpselt, et see parandamine saaks nii-öelda kultuuri osaks. Ja no meil ongi mõlemad, et mina enda brändiga ja samamoodi Reet enda brändiga, et me mõlemad pakume ja mitte ainult meie kindlasti ka, et nagu paljud teised, kes pakuvad oma tooteparandust nii-öelda siis kas meie Reedaga mõlemad pakume tasuta, et ongi, et kui mul klient ostab püksid ja tal lähevad need katki, et ta saab alati tuua minu juurde ära parandada, et ei pea minema kuhugile eraldi otsima mingit kohta. Või Reeda juures samamoodi ka, et kui neil ostes teksad, et sa saad kohe lasta need lühemaks teha. Et nii-öelda, et kõik siuksed, et teha võimalikult nagu mugavaks kliendi jaoks kogu selle nii-öelda toote järelelu või nagu terve elutsükli ja võtta see vastutus brändina enda peale. Et kui me oleme juba loonud, et siis nii-öelda nagu aidata sellega kaasa. Et jah. Designer makeritele on see võib-olla natukene lihtsam ja loogilisem on ju olla see üks isik, eriti kui su bränd on veel sinu nimi. Aga siin võib-olla ma küsin Katrini käest, et kui see tootja vastutuse seadus nagu laieneb, kui palju see jaemüügi kett kui vahendaja on valmis ka see vastutuse vahendaja seal olla. Et praegu juba ma tean, et pisielektroonika ja patareid ja need võib poodi tagastada, aga kui see nagu laieneb veel palju rohkematele toodetele, et kas jaemüügiketid on selleks valmis? No täpselt niisama valmis, kui need eelmised seadused, mis on tulnud ja mis me oleme pidanud nii-öelda omaks võtma, et ega siin nagu väga palju valikut ei ole, kui seadus tuleb, siis tema tuleb ja see tuleb rakendada, et eks see, millega täna nii Ringo kui ka meie siis mingite erinevate lahenduste proovimise kaudu ju panustame, ongi see, et need seadused ei peaks tulema, et inimesed ise tahaks ja tuleks kaasa, aga nendest numbritest ju nägid, eks ole, et kui keeruline see on, et väljakutseid on siin. Tegelikult mulle väga meeldis ühe sellise koostööpartneriga rääkides, et me inimestena oleme oma harjumuste nagu orjad või et see muutumine on meil nii heas kui halvas mõttes, et me mingid asjad on ju väga head, et me ei muutu, aga tegelikult täpselt sama palju on ta halb, et me ei ole valmis muutuma. Et ma polnudki tegelikult nii mõelnud, et eks ta nõnda ole, et muutumispsühholoogid oskavad siin seda kindlasti väga hästi põhjendada, et see võtab aega 10 aastaid teinekord, eks ole, et siin see põlvkondade vahe ilmselt, et mul endal kodus 16-aastane tütar, kes nagu ainult taaskasutusest ostetud rõivaid kasutabki, et selles mõttes ja tema jaoks on see normaalsus, et selles mõttes ma arvan, et siin nagu seda switchi oodata, et kui me siin praegu proovime ja pingutame selle nimel, et see seadus aitab siin tõesti kaasa, kui muud valikut enam ei ole, aga miks me ju täna piloteerime, et Kaupmeeste Liidu tasemel ka tegelikult see piloteerimiskohustus meil sai nii-öelda hea tahtena täna kirja pandud, et piloteerime ja siis saame näidata, et kuidas siis mõjub, aga peab ütlema, et ma nagu üleliia palju ei ole nende pilootide tulemusi näinud, et võib-olla see jälle tulen tagasi, et ma olen ikka väga selline aus ja avatud peab olema ja rääkimagi ka, kui ebaõnnestub ja et see ju aitab kaasa ja et seda ma väga palju ei näe täna, et millegipärast ei räägita sellest, et ma arvan ikka on vaja rääkida seda ka, kui midagi läheb Skandinaavia kettides või ettevõtetes nimetatakse neid väljakutseteks, mitte probleemideks. Ehk siis, aga sellest tuleb ka rääkida, et selleks, et saaks sealt õppida. Absoluutselt, julgustan siinkohal kõiki kuulajaid ka, küsige chatis küsimusi või tõstke käsi. Et see on hea võimalus siin saada häid vastuseid. Aga et praegu siis küsimus võib-olla kõigele 3 esinejale uuesti, et
et ikkagi see tarbija harjumuste muutmiseks, et kas me peame jääma ootama neid regulatsioone või mis ikkagi oleks see väike asi, mida teie oma organisatsiooni tasandil nagu arvate, et mida võib-olla täna veel ei ole saanud ära teinud, aga mis oleks see väike unistus, et mis võiks nagu veel aidata? Ma võin kohe otseselt lahti võtta, kuna ma siin juba enne ütlesin, et mina näen väga suurt mõju just ka ettevõtetel, et kui ma vaatan näiteks oma tööandja näitel, et meil on 3000 inimest, nendel 3000 inimesel on sõbrad, nendel 3000 inimesel on sugulased, pere, ehk siis millega me ju ka igapäevaselt tegeleme, on see oma maja sisene nügimine ja kommunikatsioon, et näed, et miks me üldse teeme, miks me üldse katsetame, miks me, et ütleme siis nii, et mingi põhimõtte rakendamine ettevõttes, kui sa oled selle kenasti ausalt ja avalikult lahti seletanud ja nagu nii-öelda oma inimesele selgeks teinud, siis ta suure tõenäosusega läheb, kannab sellega edasi oma kodus, eks ole, et tema jaoks on see muutub nagu tavaliseks, seepärast, et ta teeb tööl niimoodi, kus me ju veedame väga palju aega. Et see on see põhjus, miks ma arvan, et kuidas näiteks ka võib-olla riik saaks väga palju kaasa aidata, et eelkõige nügida täpselt suuremad ettevõtjad, riik ise eelkõige peab olema, täpselt tegema kõiki neid asju, et kui me räägime siin, et Tallinn otsustab, siis riik võiks ka mingeid asju otsustada, et nemad ise oma tegevuses annavad nagu selle eeskuju, et samamoodi ju suures ettevõttes, et meie Rimis anname eeskuju kõigile oma 3000-le, kes omakorda viivad need väärtused oma tuttavatele, et see on see koht ja minu meelest nagu võimalus, et kui need suured tegijad turul kõik võtaksid ja saaksid aru oma sellest mõju tugevusest, siis ma arvan, oleks juba pool võitu. Janek, mis sa arvad sellest teemast? Nii, eraisiku tasandil, mida saab teha? Me oleme näinud, et mitmete ettevõtete töötajad, kontoritöötajad võtavad ise omal algatusel ette selle, et oma kontorisse või oma hoonesse see tagastuskast saada. Ja peale seda äkitselt on kõik seal majas hakkavad tarbima ja neid pakendeid hakkab tulema. Et võin ühe näite tuua, et Kristiine keskuse juhid olid ka väga üllatunud, et ühtegi meie toitlustajat, ühtegi klienti meil seal majas ei olnud. Nad panid siiski parklasse iga sissepääsu juurde mõned meie kastid ja need olid esimese nädalaga täis pandud, et see rahvas leiab selle üles ja tänuväärselt hakkab kasutama tegelikult, et selle konkreetselt korduspakendi puhul on siis ikkagi tagasisaatmine on see, et pole väiksemat ega suuremat sammu, kui katsuda see kastike siis oma maja alla saada või tellida või oma tänavale panna, et oleme kõigile oma tuttavatele ja sõpradele siis teinud kingitusi, et anda see kastike sinna tänavale ka pooleks aastaks tasuta peasi, et see kogu tänav siis seda avastaks, et näed, nüüd on mul siin kodu kõrval võimalik tagasi saata kõik pakendid. See muutus algab tasapisi, see on selge. Meie selline väike soovikene on ikka see, et saaks veel 2-3 oma sellist unistuste projekti ära teha, et me justkui omavahel naljatame, et 3 imet oleme korda saatnud, et 2 imet on veel minna, et äkki siis saame kunagi break-evenisse ka. Suurepärane. Meie jaoks on ikkagi see, et kui ma mõtlen, et hetkel meil on nii-öelda linnatoetus ka, kus me üritame seda nii-öelda reklaami teha ja kogu seda nagu parandust uueks nii-öelda normiks tuua tagasi, et tegelikult nagu pikas perspektiivis, et me tahaks ikkagi, et järgmine aasta, kui me nii-öelda veamegi iseseisvalt seda ka, et ta muutuks jätkusuutlikuks, et inimene ikkagi nagu endast anda nii-öelda nagu maksimum selleks, et ta näeks, et tõesti on palju mõistlikum ära parandada, kui see, et minna ja lihtsalt osta mingi uus asi, kui sul vana nii-öelda üles ütleb. Ja see on ka nagu samamoodi, nagu Katrin ütles ka, et ongi enda tuttavate ringist hakkad pihta ja räägid. Ja tegelikult neid oma ringkonnas ongi ka nii palju inimesi, kellelt sa vaatad, et nüüd viimane töötuba, kus meil oli ka, et kui mul endal sõbranna tuleb ka ja üks paar teksab, üks on ka siukse, kus tal on väike auk on see ja seda mõtleb, et et neid enam ei saa, siis ma saangi aru, et me ei ole ise võib-olla ka nagu kas või oma sõprusringkonnas veel piisavalt palju nagu kommunikeerinud, et ma saaks juba sinna poole väga palju rohkem ise panustada ka. Et jah.
Ma korra Arule veel üks ettepanek, et mina olen ise ka väga suur parandaja, ma ei ole küll kahjuks väga hea õmbleja, aga mul on õnneks sõbranna, kes mind selles väga palju aitab ja võib-olla üks tore mõte veel selline, et ma üsna sageli viin talle mingi hästi pikalt kantud kleidi ja ütlen, tee mulle siia mingi ilu ja siis ta tikib mulle teda või ta nagu teeb mulle teda kuidagi nagu ilusamaks või mingiks uuemaks, et võib-olla see on ka mingi mõte, mida teie saate ju mitte ainult see parandamise mõte, aga see muutmise mõte, sest üsna sageli, miks ju inimesed uusi asju tahavad, ongi, et nad tahavad mingit muutust, mingisugust nagu väikest sükest, et uut asja, et võib-olla ka üks töötoa mõte, et kuidas siis nii-öelda redisainida oma mingisugust juba olemasolevat asja, et selleks ta ei pea ju lausa katki olema. Ja absoluutselt, et nii nagu oligi ka see meil nii-öelda esimene töötuba, et võtadki enda need olemasolevad kaasa ja saad luua midagi täiesti uut ja põnevat, et meil on jah siin vaikselt, et iga kord, kui on töötoad ka või kui inimesed tulevad ka midagi parandama, et siis me teeme ka natuke uuringut, et mille vastu oleks inimestel huvi, nagu, et mis on need riided, nagu mis neil on rohkem seisma jäänud. Et nii-öelda välja genereerida ja mõelda midagi, et mis esiteks ka nagu endale pakuks huvi ja saaks juurde õppida, aga kliendi jaoks samamoodi või inimese jaoks samamoodi, et nagu mis on see, nagu, kus see kõige suurem nagu murekoht on või et kuidas me saaks ka siukse asja nagu nii apetiitseks luua, et esimese asjana sa mõtled ikkagi, et läheks teeks ümber, mitte et läheks otsiks uue. Jah. See muutus kindlasti tuleb, mina küll usun sellesse. Ja tundub, et siin praegu küsimuste valangut ei ole chati tulnud, nii et mina tegelikult siin küsin veel või mina ise isiklikult olen mõelnud, et Rimi ju hästi tunneb oma klienti, et see kliendikaardi programm on väga tugevalt kasutuses, et kas see kui praegu see pant natukene tarbijale võibki olla korduvpakendi puhul takistuseks, et kas täpselt see vastutus, et kui Rimi juba teab, et ta klient neid asju kasutab, et kas sellest juba ei piisagi, et see pant sealt vahelt üldse ära võtta või et kas sellisest lahendusest on kuskil mingeid näiteid või võimalusi? Ja muidugi tegelikult on meil Renkoga olnud ka mingi lahenduse, et Rimi kaardile näiteks saab Rimi rahana selle tagasi kanda, selle pandi, aga ka päris ilma pandita. Ma mäletan ikkagi, kui minu meelest Renko veel alles alustas, siis meil oli sellest ka juttu, et kui need esimesed ettevõtted tulid, et eks ta, ma tegelikult arvan nii, et me täna päris kindlalt veel ei tea. Et ma ei tea, Janek, paranda mind või lükka ümber, aga päris lõpuni me veel kindlalt ei tea, milline lahendus lõpuks toimima hakkab. Ehk siis see on miski, mida peabki katsetama, et samas on ruumi erinevateks lahendusteks, eks ole, turule, nagu Janek ütles, neid tulijaid kindlasti tuleb siin veel ja ma arvan, et ka Ringo ise võib veel siin midagi muuta ja tegelikult pole ka see pandisüsteemi nii-öelda nagu monopoolne lahendus, nagu ta täna pandipakendi puhul ju välistatud, eks ole, et selles mõttes me veel täna tegelikult ei tea, milline lahendus lõpuks tööle hakkab ja millist me hakkamegi siis kõik kasutama ja kas see on siis nii-öelda seadusega ette pandud või tulevad inimesed kaasa, et ehk siis ma ütleks, et praegu on selline natuke revolutsiooniline olukord selles pakendimaailmas, kus tegelikult kõik on veel võimalik ja kutsun üles kõiki selliseid noori ägedaid siin nagu kaasa mõtlema, et pakkuda välja mingeid lahendusi ja mõtteid, et kuidas asi võiks kõige mugavam olla. Ja, et see pandi tagastus, esimesed 50 inimest ma nüüd panin tähele, et on juba saanud oma pandi tagasi Rimi kaardile, et selle me hiljuti saime tehniliselt valmis, ei ole veel seda nii kõva häälega launchinud, et natuke jälgime, et ta ilusti toimiks ja siis teeme rohkem kära ka kohe. Et tahame veel vanematele inimestele panna siis sellise tahvelarvuti, mis on küll ka tegelikult mul siin juba valmis, et see on kassa taga seina peal ja ma võin minna sinna nagu parkimisautomaadi juurde ja ainult vehkida oma topsi ja panna telefoninumbri sisse,
et võtta võimalikult palju igasuguseid takistusi maha, et ükskõik olen ma telefoniga või mitte või oskan ma või ei oska seda QR-koodi, et ma kuidagi ikkagi saan hakkama, et me proovime siis seda kogemuse mitmekesisust tekitada juurde ja neid võimalusi juurde, et jah, tõesti ei tea veel, kuidas see lõplik hakkab olema. Üks on selge, et sellised taaraautomaadi mõõtu suuremad, targemad masinad ei ole Euroopas revolutsiooni teinud. Kõik suuremad masinate tootjatel on sellised masinad olemas, aga nad ei ole Euroopa pealinnade tänavatele jõudnud, et võib-olla see on liiga kallis algus. Võib-olla selline odavam algus, nagu me praegu oleme katsetanud, on isegi sobivam, aga aeg näitab, et ei saa välistada, et äkki on tulevikus ka mingisugused teised automaadid hoopis tänavatel. Nii et saame näha, et jah. Või võib-olla panedki kodus oma prügikasti kõrvale mingisugusesse kohta, et on sinna mingi lahendus tekitatud või ma ei tea, selles mõttes sky is the limit siin, ma arvan. Jah, et meie Euroopa kõige suurem taaraautomaatide tootja, kui käis meil külas, siis nemad arvasid, et võidab see mudel, mis jõuab korteriühistu alla. Et see, mis sobib korteriühistu alla, et selline mudel peaks ühiskonnas ikkagi olema valdav lõpuks. Nii et ma arvan, et pangaautomaat sinna korteriühistu alla ilmselt ei jõua või seal peab ikka mingi väga lihtne asi olema. Ja täpselt seda toetab see sama mõte, et need head harjumused käivad nagu mööda sõbra käsi, et ühtepisi, kui see nagu naaber vaatab, et sina kasutad ja asi toimib, et siis hakkab ka tema kasutama ja samamoodi, et levib ikkagi pigem kodust need head harjumused ja pigem nagu ikkagi hea sõbra soovituse kaudu, kui et me peame ootama, et need regulatsioonid lõpuks meid sellesse olukorda panevad, eks. Ja on kellelgi veel siin lõpuküsimusi, kommentaare? Ma vaatan, et siin on see vanade riiete jääkide taaskasutuse teema ka üles võetud, et ma arvan, et see on ka üks teema, mida ootame natuke, kohe tulevad regulatsioonid, mis ütlevad, mida ja kuidas nendega tegema peab, et neid regulatsioone, ma arvan, et see sadu, mis sealt Euroopa Liitust tulema hakkab, ja üldiselt kokkuvõttes Euroopa toimetab juba väga hästi, eks ole, võrreldes muu maailmaga, aga riided on kohe varsti laual, nii et olgem valmis, et selles mõttes vastuseks lihtsalt siis Maritile. Ja Anu disainerina, mis sina arvad? Seal on ma ütleks ka nii, et mingid need tootegrupid on natuke keerulisemad, et näiteks aluspesu on ka nagu natuke keerulisem asi, et nagu ei hakka seda uuskasutusse viima ka, kui kannad läbi on ja nagu ei ole sellest midagi enam uut teha, nagu kui seda materjali seal ei olegi üldse. Et meil näiteks ka, et kui keegi tuleb ka midagi enda asju ümber disainima, siis see ongi see, kust meie näiteks saame ka nii-öelda selle materjali, et kui keegi toob mingi asja parandusse, et me saamegi võtta nagu ümber disainist ja jäägid ja sellest teha paranduse või et kui kellelgi ongi mingid püksid, mis on tegelikult korralikud, me parandame ise seal ära ja inimesed saavad tulla ja nii-öelda stange peal ise vahetada, et ta vaatab, et mida temale jääb, mis talle meeldiks ja jätab sinna nii-öelda asemele midagi, mida tema enam ei kanna, aga mis on piisavalt korralik. Et jah, eks nende riietega on päris siuke korralik, et nagu põnevusega ootan, et nagu mis regulatsioonid ja kõik tulevad, et kuidas nii-öelda suur murekoht nagu ära lahendada. Ja disainerina jah, nii-öelda nagu enda brändi tehes ka nagu iga uue disainiga mõtled läbi ikkagi 100% selle, et nagu kuidas teha, nagu mis materjale kasutada, nagu kuidas pakendada, kuidas kõike teha, et oleks kokkuvõttes ikkagi nii-öelda, et mitte ainult ma ei saa ennast väljendada, vaid et ta oleks ka nagu kokkuvõttes järgmisele generatsioonile positiivne. Ja minu jaoks ongi ka üks nagu suur pluss selle juures, kui ma olengi ise võtnud ja parandanud enda klientide riideid, et ma näengi ära selle, et mis on kõige suuremad murekohad, nagu et kas mingi tõmblused on, mis hakkavad järgi andma või kus on kulumine rohkem, et kuidas ma saan nii-öelda
nagu selle tagasiside baasilt teha veel parema toote ja tulevikus nii-öelda ennetada mingit murekohti. Et jah. Aga kell ongi sealmaal, et hakkame kokku võtma oma tänast webinari. Ja ma arvan, et kokkuvõtteks, et kas tarbija on valmis mööda rohetreppi käima, võib öelda, et me natukene alles ehitame seda treppi. Jah. Et kui me ka trepist käia oskame, siis see, milline saab meie rohetrepp täpselt olema, et see on meie kõigi teha ja see on alles natukene loomisel. Ja võtan siit üles Katrini sõnad, et kindlasti info jagamine, eesmärkide sõnastamine ja nende eesmärkidega valjult välja ütlemine on hästi-hästi oluline samm selleks, et me kõik teaksime, kuidas me selle eesmärgi poole liikuda saame. Et aitäh kõigile kuulajatele, eriti aitäh kõigile kõnelejatele ja kohtume järgmisel webinaril.